olen Santa, olen alustav kunstnik. Ma õpin muidu kultuuriteadust Tallinna Ülikoolis. Mulle meeldib maalida ja alustasin ma siis maalimisega mitte päris hilja, vaid kõigepealt siis alustasin koomiksitest, et selline huvitav teistmoodi teekond oli siis maali juurde. Ja ma juhendan ka lapsi joonistamises ja tegelen ka kirjutamisega. Mõte tegelikult näitus teha tuli päris äkitselt ja mõtlesin, et üksinda võib-olla oleks natukene võib-olla üksluine teha näitust ja siis ma tegin ettepaneku veel 2 teisele kunstnikule, kes on siis väga andekad. Ja kuna meil on sellised väga mingis mõttes erinevad, aga samas ka väga sarnased tööd, siis mõtlesime siis, kuidas seda kõike kokku panna ja tuligi idee siis tuua siis selline teema sisse nagu inimene, horisont ja aeg. Ja enda töödest, minu tööd on siis rohkem sellele horisondile keskendunud, et ongi siis taevad, maa ja siis ütleme siis, kuidas inimene siis seal horisondil siis seda kõike jälgib ja pigem sellised loodusteemalised pildid said siia toodud ja minu siis panus võib-olla olekski selle, ütleme siis selle kõige 3 nagu sidumises selles ajas, inimeses ja horisondis, et siis ütleme siis minu töödes on need kõik need tunnetuslikult nagu kohal, need kõik 3. Loomeprotsess on tavaliselt suvel või rohkem sooja ilmaga siis meeldib väljas maalida, loodusesse minna koha peale. Aga ütleme siis, kui on selline natukene jahedam aastaaeg, siis meeldib niimoodi, et õhtul hilja panna muusika käima ja tõesti võtta see hetk ja hakata nagu maalima. Et see on natukene selline rituaalne protsess, ma arvan, et see ei ole niimoodi, et sa lihtsalt võtad oma asjad ja hakkad tegema, vaid sul on mingisugune selline ettevalmistusprotsess, et mulle meeldib näiteks teha teed, panna, ütleme siis korda oma asjad, et isegi see, mis iganes mingisugused lihtsad tegevused, panna kaussi vett, panna valmis pintslid, panna valmis lõuend ja värvid, et ka see on selline, ütleme siis ettevalmistus siis sellele loomeprotsessile, et need kõik asjad on väga tähtsad ja paraku alati, minul on see nagu tähtis selline eeltöö, et ja paraku loodusesse minnes alati ma seda nagu teha ei saa ja see nagu võib-olla siis minu nagu sellises nagu selle sisse minemises võtab midagi siis ära ja hästi palju mulle meeldib maalida ja üldse luua nagu midagi, mis on minu enda peas, kasutada fantaasiat, et kindlasti ma hästi palju mõtlen läbi, et mis värvid võivad looduses olla ja kuidas siis ütleme siis kompositsioon võiks olla ja kus mis, aga väga palju on ka see, et ma lihtsalt nagu võtan selle pintsli ja hakkangi neid värve sobituma omavahel kokku ja see on nagu selline hästi ma ütleks, et minu puhul on hästi palju fantaasiat töödes, et kuna ma otseselt midagi üks-ühele nagu maha ei tee alati. Kindlasti need tööd said maalitud just selle näituse jaoks ja need formaadid, kui rääkida suurusest, siis ma üritasin tegelikult ette kujutada, et olles siin varem siis käinud, et kui suured need seinad on, kui suured need pinnad on ja kuidas siis see maastik võiks siin nagu mõjuma hakata, et siis tänu sellele ma valisin ikkagi natukene suurema lõuendi, kui ma muidu teen. Ja mulle tegelikult üks kunstnik
soovitaski, et ütleme siis natukene rohkem mõjule pääseda, võib-olla siis valida nagu suuremaid formaate, aga muidugi see nõuab alati, ütleme siis ettevalmistust siis teistmoodi, et sa hakkad neid mõõtmeid teistmoodi vaatama, lõuendisse sobituma jällegi uutmoodi suuruseid, et kõik need objektid siis nagu muutuvad selles suhtes, aga mina maalin peamiselt akrüülvärvidega ja miks akrüül on tegelikult väga lihtne põhjus, sellepärast et õlivärv on natukene tugeva aroomiga ja õlivärv on, ta ei ole nii voolav, et kui ma tegin näiteks neid taevaid, et siis õlivärviga ma ei saanud seda niivõrd hästi seda hajutatavust, et ütleme, et akrüül ja väga hea selle veega, ütleme siis sinna akvarelli poole viia. Aga õliga ei ole kahjuks nii suurt voolavustunnetust, aga kindlasti ma tahan ka õliga rohkem tulevikus üritada maalida, et mulle meeldivad need kontrastid on kindlasti seal tugevamad, aga jah, akrüülvärvi tehakse tänapäeval ikka väga, ütleme siis selliseid, mis on, sa ei pruugi nagu sellest konsistendist siis arugi saada, et kas tegemist on õlivärvi või akrüülvärviga, et see nagu on selles suhtes hea. Plaanid on, mulle nagu väga meeldib see, kui ma kuskil nagu näen, et keegi ilusasti midagi loob, et siis see saab nagu kuskil näidatud, et seda ei jäta nii-öelda nurka või padja alla, et alati peab olema nagu natuke sellist rumalat võib-olla enesekindlust, et võib-olla ma ei maaligi nii hästi, aga sa julged nagu näidata, mis sul on öelda ja sellepärast ma ka ärgitan teisi, et kindlasti näidake oma töid ja minu, ütleme siis sellised pealkirjad, kui pealkirjadest rääkida, sünnivad väga lihtsalt peale tööd tavaliselt, et kui ma näen, mis sinna on nagu saavutatud ja peamiselt mingisuguse hingetunnetuse või siis sellise tundeajendi rohkem ma siis võtan mingisuguse sellise mingist lausest võib-olla läbilõike või mingisugustest laulusõnadest või tsitaadist mingisuguse sõna, mis siis haakub, ütleme siis selle teemaga ja selle töö iseenesest selle tööga, et see on ta on läbimõeldud, aga samas ta on natukene selline improvisatsioon, aga ja tulevikuplaanidest eks ma praegu vaatan, kuhu edasi, aga kindlasti edasi jätkata oma tööga ja kindlasti üritada teistes kohtades oma töid näidata, et see oleks nagu suur au ja privileeg, et kuna on nii palju, tohutult palju on neid noori andekaid kunstnikud, et vahepeal vaatadki, et mis sa nagu ise teed, aga ma arvan, et et kindlasti tegelen edasi sellega. Eesti, kui me räägime nüüd Eestis, siis kindlasti mulle meeldivad uued Eesti noored kunstnikud, näiteks Takinada, kellega ma koos teen näitust, siis ütleme siis teised noored, Anu Muiste, Kõukna, mis iganes, et meie uued noored kunstnikud on lihtsalt nii andekad ja lahedad ja üldse, mis nad nagu isegi räägivad oma tööde juures, et see on väga huvitav. Ja keda ma Eestis veel hindan ja jälgin, on kindlasti Velen Künnapuu. Tema on nagu mind inspireerinud, minuga sellel teemal vestelnud, et oleme kunstist väga palju rääkinud ja ütleme siis, tema siis toob nii oma kunstiarhitektuuri kui ka vastupidi, arhitektuuri toob oma kunsti ja kindlasti Gormašovite pere, et
et üks neist oli siis minu maaliõppejõud, kui ma maali õppisin, maalitunde võtsin, noorem, siis nad tegelevad siis, nende pere on tegelenud aktiivselt siis ikonoloogiaga, ikoonikunstiga Eestis. Ja kindlasti Mall Nukke on eeskujuks ja Arrak ja kindlasti paljud teised, et ütleme, et tuua niimoodi paar nime, et see on suhteliselt võimatu, et kui sa hakkad nagu neid töid erinevalt vaatama, et siis need kõik nagu mingil moel inspireerivad või mõtled, et võib-olla et kuidas oma nagu, et mis mulle nagu meeldib kunstis on see, et kui sa käid kellegi näitusel või käid ise külastad kellegi teise, ütleme siis maalide väljapanekut kuskil galeriis, et sul tekib nagu endal ka see, et võib-olla võtaks pintsli kätte ja tõesti hakkaks ise ka veel rohkem, et see on nagu hästi inspireeriv. Ja ma arvan, et selles suhtes võimalused on kindlasti väga head, et kui ma olen isegi nagu küsinud, ise kirjutanud erinevatesse kohtadesse, siis ei ole nagu sellist vastust küll tulnud, et ei või et kindlasti mitte, vaid kindlasti on selline avatus kunstis, on võimalik väljapanekuid organiseerida galeriides, on võimalik raamatukogudes, erinevates kultuuriasutustes, et kindlasti ma soovitan lihtsalt küsida julgelt ja olla aktiivne, et selles suhtes. Et ma arvan, et see väljavaade on väga hea ja kui sa ise tegutsed ja armastad seda, siis tekivad ka nagu võimalused. Värvilistele seintele väga hästi sobib, et mulle meeldiski, kui Staapli galerii siia Noblessnerisse tekkis, siis kui ma siia tulin, siis mul oli nii, et vau, et selline värvikamma ja minu jaoks on see väga äge, et võib-olla kui tavaliselt oled harjunud, et galerii seinad on võib-olla sellised valged, et see maal siis esile tõuseks, et siis mulle just meeldib, et siin on selline omamoodi tekib selline värvide maailm, et sa saadki nagu nendes maalides nagu näha neid värve vastupidi, et see on kõik hästi lahe. Mulle nii meeldib see galerii selles suhtes. Ja sellepärast me soovisime ka siin näitust teha. Ja meie näituselt, mida siis kaasa tuua, olekski seda sellist enesesse vaatamist ja veidi võib-olla siis seisatada, tunnetada seda aega, seda kohalolu inimeste endas ja seda horisonti, et võib-olla käia looduses, märgata detaile, panna nii-öelda aeg seisma ja siis näha nagu ilusat, et praegu on teatavasti meie ümber siis väga rasked ajad, aga võib-olla see ongi see aeg, kus me nagu saame hetkeks siis pidada pausi, võib-olla maa puhkab natukene ja hiljem ta saab siis meile selle eest nagu kuidagi tänulik olla. Aga jaa, ma soovitan pidada distantsi kehaliselt, aga samas vaimselt olla lähedastega ja vaimselt tunnetada seda maailma ja võib-olla neid pisiasju, mida muidu siis kiirustades võib-olla üldse ei märganud, et ma arvan, et see on see põhiline, mis see näitus võiks tuua.